üks asi veel, mida vist ei arvata ära. Väiksed lapsed vaatavad jalgpalli seda maailmameistrivõistlusi. Nad on väga-väga kadedad, sest nad ei ole siis ära telestaar on seal televäljakul, kus kes siis mängijana saavutab selle maksimaalse edu ja on kõigi poolt austatud ja hinnatud. Ja üks asi, mida see kade väike lapsvaataja ei arva ere, siis ma juba olen see olmu. Selle peale ei tule, et minul ei ole nagu sellega konflikt selles suhtes, ma juba olen too. Selles mõttes online pokeris nagu kõik saavutan, mida ma vähegi olen soovinud selles mõttes. Ja ma nagu ennast lõplikult teostan või rohkem teostan, kui ma olen osanud soovida selles online pokeris. Et kui mina vaatan neid, siis ma leian väga palju sarnasusi näiteks nende võitjate ja enda vahel, et ta kergelt on saavutas mingi unelmate võidu või midagi. Et ma juba olen see olmu, et mul nagu selles suhtes ei saa olla seda kadedust selles suhtes. Ja seda ei arvata ära sellepärast, et selle peale ei tule, et toda ei saa kunagi kätte, et sa ei saa kunagi olla nii edukas sportlane, kui televäljakul pallivad jalgpallurid. Aga see ei ole päris tõsi. Siis nad käisid peale, et vaatame seda Messi ja Ronaldo dokumentaalfilmi ja kogu aeg see kummab läbi, et ma ei saa kunagi selleks Messiks või ma ei saa kunagi selleks Ronaldoks või ma ei saa kunagi selleks olmoks või aga see ei ole tegelikult tõsi, mis on täiesti hämmastav. Kui ma olin laps, siis ma ka arvasin, et see nagu ei ole võimalik, et sa ei saa spordis olla keegi, et see ei ole nagu võimalik. Ja siis tekib see kadedus ja siis tekib see viha, et kui see meeskond, keda ma toetasin, ei võitnud, et siis on päris suur jama. Ega ma ei saa öelda, et see on juba nagu olemas või selles mõttes, et me ei tea seda ala ka, aga selles mõttes nagu profispordis see on nagu üllatavalt tavaline selles suhtes, et see on nagu nende mingi amet, et samamoodi, me ei vaata mingi show'd, kus on 500 politseinikut, kes on tipptaseme politseinikud. Me vaatame show'd, kus on 500 seda tipptaseme jalgpalli. Ja politseinikuks saab saada, tipp-politseinikuks on võimalik saada, aga tippjalgpalliks ei ole võimalik saada. Et see ei ole tõsi, sellepärast, et need on selles suhtes nagu võrdsed, et nad on tsiviilsport. Et ma ei ole seda usku, et keegi peaks hakkama tippjalgpalluriks, aga mingisugusel spordialal olla nagu ületada oma enda soovitud unelmat edu kindlasti on võimalik, absoluutselt kindlasti. See ei pea olema meeskonna jalgpall. Muidu on väga tore, kui sa teed seda meeskonna jalgpallis, mida tegelikult paljud eestlased on teinud, keda ka muidugi näidati seal World Cupi vaheaegadel. Nad tegelikult on saavutanud. Me vaatame näiteks Andres Ooperit või seda, laps ütleb, et tema ei ole võidnud World Cupi, et ta ei ole keegi Andres Ooper. Aga kui me vaatame, mis ta kõik muu on selle kõrvalt teinud, oma perekonnaelu ja kõik see, siis selles mõttes ta võib olla mõnes mõttes edukam, et need inimesed lihtsalt teevad nagu teisi asju ka, mille peale ei tule. Et see kõik on, see kõik on nagu võimegi, see ei ole nagu nii kaugel need asjad. Kui mina vaatan seda World Cupi algust, see tunnusmeloodia, see multifilm, see on nagu minu teema, et ma saan sellest aru, et ma olen nagu mitu aastat teinud profisporti üle unelmad edukalt, et ma saan nagu aru sellest, et jaa, et ma olen ka nüüd seal see pealtvaata, et kui see Ronaldinho istub seal ja vaatab seda mängu, ma saan aru, et ma kogen seda sama sisuliselt praegu, et ma olen nende üle unelmate see särav profispordile ja ma vaatan teisi, kes sinna alles lähevad, et see on nagu midagi tuttavat, kuigi see ala on võõras, ma ei tea, mis see mäng on, aga nüüd ma olen hakanud armastama jalgpalli ka, et kõik käivad peale, et jalgpall ja siis ma olen hakanud seda nagu lastega naljaga pooleks mängima, see on väga tore selles suhtes, et ma olen hakanud seda ala ka armastama, et varem ma seda ei teinud kunagi.
aga jah, et noh, see on laste jaoks eriti see nagu tundlik teema, et noh, et jah, et tipppolitseinikuks on võimalik saada, ega tippspordiseks ei ole võimalik saada, et see ei saa olla tõsi, kui sa loogiliselt mõtled.